Tere! Minu nimi on Poliina. Olen muinasjutuvestja. Kas sa tahaksid teada, millega muinasjutuvestjad tegelevad? Kohe räägin sulle. Kes on muinasjutuvestja? See on kõige tavalisem inimene, kes elab lihtsas väikses majas, mille kõrval kasvab granaatõunapuu ning selle puu all istub kahuse karvaga kass ja mängib Türgi rebaabi ning selle pilli nimi ongi muide Türgi rebaab. Granaatõunapuu toob mahlakaid vilju, mida tuleb korjata talvel. Nii et muinasjutuvestja paneb soojad riided selga, läheb läbi lumehange puu juurde, sirutab käe, et korjata esimest vilja. Kuid siis äkki maandub ta käe peale üks väike kollane liblikas. Muinasjutuvestja vaatab teda ja kuulab. Sel talvel jäävad granaatõunad korjamata. Paljud inimesed arvavad, et muinasjutuvestja on alati jutukas, et kogu aeg räägib igasuguseid nalju ja muinasjutte. Aga tegelikult on ta üsna sõnaaher, kui mitte eraklik, et talle rohkem meeldib kuulata. Kuid mõnikord satub muinasjutuvestja seltskondadesse, kus kõik justkui ootavad temalt mingid imed. Ja siis tuleb kindlasti keegi muinasjutuvestja juurde ja ütleb, ossa, oled muinasjutuvestja vä? Aga räägi meile üks lugu siis. Ja muinasjutuvestja tahaks rääkida ka, aga ükski lugu ei taha tulla mõnikord. Ja siis kõigil tuleb lahkuda ilma loota, sest muinasjutud on vabad hinged. Muinasjutuvestjale väga meeldib naerda ja talle meeldivad head naljad. Ja veel muinasjutuvestja teab, et naer pikendab elu. Ja veel ta teab, et närvirakud ei taastu. Ja ongi hea. Sest siis, kui närvirakud ei taastu, siis jäävad ju ainult rahurakud alles. Muinasjutuvestja teab, et paljud inimesed kogu aeg ootavad midagi. Nad ootavad nädal aega nädalavahetust või kuu aega ootavad riigipühasid või terve aasta aega ootavad nad suve. Või siis terve elu ootavad, millal nad saavad terveks või rikkaks või õnnelikuks. Aga muinasjutuvestja teab, et tuleb elada igas hetkes, väärtustada igat hetke ja rõõmustada iga ette tuleva raskuse üle. Sest meie elu võib olla ettearvamatult lühike. Aga meie kaitseinglid, hei, nad ei ole mitte heledapäised, vaid nad on peast hallid ja igaühel on mitu aumedalit vapruse eest.
muinasjutuvestjale väga meeldib külalisi vastu võtta. Ja paljudel inimestel, kes tema juurde tulevad, on südamed haavu täis. Kedagi põletab viha, kedagi lämmatab solvumine ja keegi on usku kaotamas. Ja siis vaatab muinasjutuvestja kõiki neid südameid ja igas haavas, igas armis näeb ta mitte valu ja pimedust, vaid ta näeb pehmet valgust. Teed juhtiva tähevalgust, kõige täpsemad teed juhiva tähevalgust elus. Ja kodus on muinasjutuvestjal suured kangasteljad, kus tal valmib üks ilus kangas. Ning mida rohkem muinasjutuvestja seda kangast koob, seda rohkem täidub maailm laste naeru, armastuse ja rõõmuga. Kuid mõnikord peab muinasjutuvestja kodust lahkuma, ikka tööasjus. Ja samal ajal tuleb sealt jooksuga metsast metsik kass nimega Kaos ja rebib kogu kanga tükkideks. Ja siis, kui muinasjutuvestja koju naaseb ja ta näeb seda tükkideks rebitud kangast ja kuulab, kuidas maailm täidub jälle sõdade, nälja, hirmuga. Ja siis ta vaatab seda kangast, tema elutööd, mis on tükkideks rebitud. Siis tal langevad nii käed kui ka tiivad. Aga siis ei jää mitte midagi muud üle, kui hingata sisse välja, korjata kõik niidikesed kokku ja hakata otsast peale. 100 korda, 1000 korda, ikkagi edasi punudes. Muinasjutuvestja teab, et iga kord, kui ta muinasjutte räägib, haihtuvad tema lood helina õhku. Kedagi puudutavad tema muinasjutud vaid mööda minnes. Kedagi aga paitavad nii, et süda hakkab nurruma. Ja kedagi jätavad ükskõikseks, sest muinasjutuvestja teab, et sa ei saa inimestele tiibu anda. Nad peavad neid ise kasvatama. Ja kui sa küsid muinasjutuvestja käest, siis tema ütleb sulle, et kõik, mis sa praegu kuulsid, on puhas tõde. Aitäh teile ja kohtume teine kord.